Tervist kõigile, suur rõõm ja au on teie ees olla. See ettekanne tegelikult lepiti kokku minuga, et siin esineda mõned kuud tagasi, kui ma veel töötasin Riigikantseleis julgeoleku riigikaitse koordinatsioonibüroos, kellega ma tegelikult veel ka suve keskpaigani olen ka töövõtulepingus, et aidata neil läbi viia üks suur kriisiõppus. Iga 3-4 aasta tagant viiakse läbi suurem kriisiõppus ja ma olen veel teatud määra Riigikantseleiga seotud, aga praegu uues rollis riigiside teemade peal ja paluti rääkida hübriidsõjast, kuidas riik selleks valmistub, mis on hübriidohud. Ma puutun sellega väga palju kokku ka oma uues rollis, aidates Riksil, RIT-il, RIA-l ja teistel majadel arendada riigiside teenuseid, sest me peame tagama riigiside teenuste, kõigi IT-teenuste võime toimida ka olukorras, kus neid ähvardavad hübriidohud ja hübriidsõja tingimustes, rääkimata sõjalistest ohtudest. Enda taust on siis see, et riigiside ei ole mulle ka päris uus. 2019 olin seotud, aitasin vedada riigiside kontseptsiooni ja ka MKM-is kriisijuhina töötades pärast seda puutusin sidevaldkonnaga palju kokku. Aga kuskil üle 20 aasta ma olen olnud julgeoleku valdkonnas, Kaitseministeeriumis, Siseministeeriumis, ka RIAs küberteemade peal lühikidalt olnud ja kõige kauem politseis. Ja ise löön ka inimesena julgeolekus riigikaitses kaasa, et olen 30 aastat Kaitseliidus ja praegu ka aktiivne. Iga kuu käin metsas, just saabusin eile õhtul neljapäevaselt reservõppekogunemiselt. Aga täna ma räägin siis hübriidsõjast ja ma alustuseks tahan lihtsalt rääkida seda, et mis see hübriidsõda üldse on, lihtsalt lühidalt. Sellest on hästi palju räägitud, aga lihtsalt räägiks mõned põhimõtted veel üle. Hübriidsõda on tegelikult oma olemuselt see, et vaenulik riik soovib mõjutada ja tegelikult seda sihtriiki üle võtta, enda mõju alla saada. See ei pruugi tähendada seda, et ta vallutab selle riigi ära, aga ta saab selle enda mõju alla, kasutamata ühtegi konventsionaalselt vahendit. Ta ei ründa teda droonidega, sõjaliste droonidega, ta ei ründa teda rakettidega, boots on the ground ei tule kohale, ükski sõdur ei ületa piiri, aga vaikselt jupi kaupa ta võtab selle riigi üle. Mingil määral on selleks näiteks Gruusia, keda 2008 sõjaliselt rünnati, aga 10+ aastat hiljem võeti see riik vaikselt ikkagi, võib öelda, kergelt võib öelda, et ta on päris palju Venemaa mõjusfääris. Hübriidsõja arsenali kuuluvad infooperatsioonid. Klassikaline näide meie lähiajast on see, et levitatakse internetis arvamust, et kohe kuulutatakse välja Narva Vabariik. Seal taga on mingi hulk inimesi, kes tahaks Narva eraldumist Eesti Vabariigist. Need infooperatsioonid võivad ka igasugused muud olla. Sotsiaalmeedias, meedias igasuguse paanika külvamine, erinevate osapoolte üksteise vastu ässitamine, et ühiskonda lõhestada ja sellega luua head fooni teatud teiste tegevuste tekitamiseks. See võib olla poliitiline surve. Väga paljud Euroopa parteid on seotud kaudselt või otseselt Venemaa eriteenistustega, Venemaa poliitikutega ja läbi selle üritatakse toetada valimistel teatud jõudusi, et nad saavutaksid võimu ja sellega looksid selle vaenuliku riigiga sõbralikuma suhte. Klassikalised näited on sekkumine Moldova valimistesse, sekkumine Ungari valimistesse, sekkumine Rumeenia valimistesse ja nii edasi. Meil ei ole seda täheldatud valimistel aktiivset sekkumist, aga seesama koosliikumine oli ka ikkagi kaudselt poliitiline mõjutamine. See võib olla majanduslik mõjutustegevus, kus üritatakse osta kriitilist taristut, kriitilisi teenuseid, saada selle osalust ja läbi selle saada kriitilisi majandussektoreid enne kontrolli alla. Viimase aja ma näitan ka mõnda visuaali, üks suur selline võib-olla näile, kui need on sellised, ütleme, kohati võib-olla ei hakka silma, need võib võrrelda sellise termina on hübriidis konna keetmine. See vaiksel tulel keedad ja konn ei saagi aru, kui ta ühel hetkel muutub praeks. Siis üks asi, mis on väga tugevalt visuaalselt ja väga selgelt välja tulnud viimastel aastatel, on kriitilised taristu vastased ründed. Samuti piiririkkumised. Meil oli see Vasknarva kaasus, kus ületati piiri, Vene lennukid ületasid piiri ja neid intsidente on ka mujal Euroopas olnud.
Ja need kriitilised taristuründed on see, et lõhutakse kaableid, lõhutakse neid raudteesõlmi, igasuguseid elektriliine, kõike. Ja see on juba selline selgem visuaalne mõju, mis tegelikult avaldub ka inimestele ja ka digiteenustele, IT-teenustele, kus nad on mõjutatud, nad ei toimi hästi. Ja need on ka viimase aja üks teine selline võib-olla visuaalsem, tugevam näide on ka side ja nii-öelda GPS-i segamine. Kohati on see seotud sellega, et lihtsalt üle piiri lükatakse käima droonikaitseseadmed, kui ukrainlased pommitavad Venemaa taristut, et see lihtsalt see mõju avaldub meile. Aga seal on kohati osades piirkondades täheldatud ka võib-olla mingit tahtlikku tegevust, et meelega tekitada jälle segadust. Lihtsalt milles on konsensuse puudus praegu veel laiem on see, et kas alati, kui on alanud mingi hübriidkampaania, me võime praegu öelda, et meid torgitakse. Meid rünnatakse Venemaa eriteenistuste poolt üle Euroopa. On praegu puudub veel konsensus, kas alati hübriidile järgneb sõjaline rünne, kas hübriid on eelmäng sõjaliseks ründeks. Siin on arvamusi, et jah, kui on juba alanud hübriidrünnak, siis on olemas kavatsus rünnata ka sõjaliselt. Kõik ei ole sellel samal meelel, sest et sõjaline rünnak on alati väga kallis, väga viimane samm. Samal ajal vaadates, mida Putin Ukrainas tegi, mida kohati Trump Lähis-Idas teeb, siis kunagi ei saa mitte midagi välistada. Rünnatakse sõjaliselt ka ilma eelneva hübriidse kampaaniata. Aga võib nii ja naa olla. Nad võivad seda hübriidselt kiusata Eestit, teisi Euroopa riike võib-olla aastakümneid ja see muutub meile normaalsuseks. Ongi selline nagu pullimine, et ma arvan, see pulli mentaliteet on üldse väga levima hakanud maailmas. Kõik nagu kiusavad üksteist need riigid. Aga ma olen kuulnud sellist head paralleeli hübriidi puhul on see seotus sõjalise ründega, et kujutate ette sellist olukorda, kui te olete kuskil baaris ja siis mingid tüübid tulevad teie laua juurde, üritavad teiega nagu midagi tõsiselt vestelda. Siis on küsimus, kas neil on käed taskus, rusikas või ei ole. Eks see hübriidi ja sõjalist seda seotust võrreldakse sellega, et mõnikord võib olla see olukord, kus tullakse norima, provotseerima, aga eesmärk on tegelikult järgmisena lüüa sind füüsiliselt. Et see on siis see sõjaline rünnak, et kui sa ei saavuta ikkagi oma tahet hübriidiga, siis sa lõpuks ründad sõjaliselt. Aga kui sa saavutad oma tahte hübriidiga, siis sa ei ründa sõjaliselt. Ja teine ja lõpuks veel üks oluline põhimõte on see, et kindlasti ei ole kõik hübriidründed, mida meedias räägitakse, et see oli hübriid. Poliitikud armastavad kõike hübriidiga siduda. Inimesed eksivad. Lennukipiloodid, piirivalvurid, kõik, kes on siin või mingisugused muud tegelased. Küll tehakse ka vigu, ollakse väsinud, alkoholijoobes, siis on selline strateegilise sõduri teema, et mingi grupp eriteenistuse ohvitser arvab, et teeks ühe aktsiooni, äkki me saame kiita. Tegelikult nad saavad hoopis pärast pähe, sest nad korraldasid mingi jama kokku, mis ei olnud üldse osa suurest plaanist. Et kõik intsidendid, mis aset leidvad, ei pruugi olla tahtlikud. Võivad olla täiesti kogemata intsidendid, õnnetused. Siin ma näitangi nüüd ühte visuaali lühidalt, et see on nüüd viimase 7 aasta näide. Kogu Euroopa on paksult täis kriitilise taristuründeid, mis see näitab seda, et midagi ikkagi toimub. Ja see on sõnum kriitilise taristu operaatoritele, teenuse omanikele, arendajatele, et elektri, transpordi, sideteenustes, ütleme energeetika, gaas, vedelkütus, elekter, transport, side, IT, need on 3 kriitilist valdkonda, kus tuleb senisest rohkem pöörata tähelepanu füüsilise turvemeetmetele ja kübermeetmetele loomulikult ka, sest küber on ka väga oluline hübriidi nii-öelda üks rinne, kus rünnatakse. Aga üha rohkem tuleb pöörata füüsilisele turbele. Kes kuhu juurde pääseb, igasugune kogu füüsilise turbe osa, nii meretaristu osas kui ka maismaa taristu osas. Ja teine alles hiljutisest ajast, mis juhtus detsembris 2025, kui ma veel ka Riigikantseleis olin, kui me sisuliselt vahetult enne aasta vahetust juhtus väga mitu intsidenti korraga Läänemere regioonis.
Muidugi ei ole võimalik neid kõiki seostada alati selgelt eriteenistustega, aga fakt on see, et kui venelased kasutavad üha rohkem varilaevastikku, kus on mingi kahtlane meeskond peal, mõnikord on ka seal ikkagi täheldatud kahtlasi tegelasi kahtlastest asutustest laeva peal, siis võib seal ikkagi saada aru, et midagi nagu ikkagi kogu aeg üritatakse meie vastu korraldada. 31. detsember oli sellepärast üldse üks huvitav päev, et hommikul oli sidekaablid katki, keskpäeval juhtus intsident Estlinkidega, me olime suhteliselt lähedal blackoutile, mitte suhteliselt, aga blackouti oht oli olemas. Blackout tähendab seda, et elekter kaob ära mitte 8 tunniks, vaid 3 ööpäevaks, kujutad ette vanast õhtul, elekter kaob ära, kõik tahavad pidutseda. Ja siis nagu kirsiks tordil oli veel siis vee kadumine ka Tallinna linnas. Et ei saanud nõusid pesta ja nii edasi. Aga nüüd mõne sõnaga, kuidas riik valmistub selleks hübriidohtudeks. Laias laastus võib öelda niimoodi, et kõige olulisem asi, mida tuleb saavutada, on see, et asutuste ja ettevõtete vahel, kes on kriitilised ja peavad intsidente ennetama, lahendama, peab olema ikkagi võimalikult ühtne olukorra pilt, mis meie ohud on ja millisteks ohtudeks me peame valmistama. Riik toodab 2 olulist dokumenti. Üks on üleriigiline riskianalüüs, mis avalikul tasemel räägib ohupildist. Teine on selline julgeolekugurmaanidele strateegiline ohuhinnang, mis on salajane dokument. Aga üleriigilisest riskianalüüsist kindlasti saab selle pildi ette. Aga see on selline üldistatud pilt. Kindlasti iga ettevõtte asutus peab veel fokusseerima kitsamalt enda valdkonda, mis on veel tema kitsamad ohud, millega tegeleda, kuni taristu mingite objektideni välja. Aga sellise üldpildi saab üleriigilist riskianalüüsist kätte, pluss suhelda, kutsuda esinema, rääkima ja seda arendama kogu aeg enda olukorra teadlikkust ohtudest. Olema meedias räägituga kursis, hankima Ukraina kogemusi ja nii edasi. Teine oluline, mis on praegu valmimisel, on selline julgeolekupoliitika alused. See on selline liiga väga strateegiline dokument, mis võib-olla annab sellise üldisema pildi, aga palju olulisem on see, et igal asutusel ettevõttel oleks ikkagi oma kriisiprotseduuristik, oma kriisiplaan. Tean, et RIT on siin väga usin olnud ja teinud väga palju õppusi ja häid plaane, et olla kriisiks paremini valmis ka teised asutused IT-sektoris. Aga plaanid ei hakka toimima siis, kui ei ole taga võimeid. Ja võimed on ülikriitilised, sest et ilma võimeteta plaanid tööle ei hakka. Plaan on lihtsalt üks paber, aga plaan hakkab tööle siis, kui seal taga on ka korralik võimeplaneerimine. Ja järgneval slaididel ma räägikski natuke nagu mõnedest näidetest, nendest olulisematest võimetest ja mõned märksõnad ka juurde. Võime planeerimine, riigi tasandil strateegilistes dokumentides jagatakse 5 valdkonda. Meil on võimed, mis tagavad ühiskonna sidusust, riigi kerksust, kõik selline elanikkonnakaitse, kõik sellised pehmed teemad, et ühiskond oleks tugev. Meil on võimete pakett, mis tagab selle, et meil oleks majandusjulgeolek tagatud, elutähtsad teenused toimipidevad. Näiteks me monitoorime investeeringuid kriitilistesse sektoritesse ja ütleme mõnele investeeringule ka ei, kui vaja. Ja töötame selle nimel, et elutähtsad teenused oleksid toimipidevad. Mõned näited ka järgneval slaidil. Ja väga olulised valdkonnad, kuhu tuleb ka võimeid suunata, on sisejulgeolek ja sõjaline kaitse. Ja ka rahvusvaheline tegevus. Rahvusvahelise tegevuse üks näide on see, et Välisministeeriumil on väga palju saatkondi ja esindusi üle maailma. Nende kõigega tuleb tagada korralik sidelahendus ja ka turvaline sidelahendus, et me kriisiolukorras omaksime välismaailmaga head sidet ja kontakti. Ja järgnevalt ma toongi slaidi peal välja mõned sellised olulisemad võimearendused, mida võib-olla laias riigikaitses välja tuua ja siis mõned märksõnad ka võib-olla, mis on digis väga olulised. Te kõik olete meediast näinud, et drooniteema on hästi oluline. Me võime öelda seda, et me oleme natukene nii nagu te AI-s rääkisite, et me natukene seal jookseme järgi, siis kindlasti ka drooni teemas me peaksime kiiremat tempot saavutama. Esimest korda tegid droonid ilma 21. aastal 2021 Mägi-Karabahhi sõjas, kui Aserbaidžaan kasutas Türgi Bayraktari droone. See oli tegelikult esimene märk, et droonid on tulemas ja et jääda. Praegu on Ukraina sõda on kestab seal 5. aastat ja need droonid
möllavad täiega. Olles ise ka Kaitseliidus, siis ka seal räägitakse üha rohkem seda, et sisuliselt iga võitleja peaks oskama droone kasutada, sest 80% hukkub tänapäeval rindel mitte suurtüki tules või padruni läbi, kuuli läbi, vaid drooni läbi. Ja see näitab, mida tähendab sõjanduses droon. Aga droonid on üliolulised ka laias riigikaitses, sest et droonidega rünnatakse alajaamu, droonidega rünnatakse tugijaamu, droonidega saab rünnata kõike ja selleks peab hakkama juba rohkem mõtlema drooniseirele, droonikaitsele. Praegu tõsiselt pingutatakse selle nimel, et luua riigipiiril ja sisemaal selgem arusaam, kus need droonid lendavad, mis need droonid lendavad ja et oleks tagatud ka kiire reageering, et see droon maha võtta. Et ei juhtuks selliseid intsidente nii palju enam, et meil kriitiline taristu saab kannatada ja irvhambad ei viskaks kildu, et meie kõige efektiivsem drooni tõrjevahend on Auvere elektrijaama korsten, vaid on ikkagi mingisuguseid muid lahendusi ka seal kõrval. Ohuteavitusega tuleb palju tegeleda, sest selleks, et inimesed oskaksid varjuda, reageerida, kuhugile midagi teha, peavad nad kiiresti ohu kätte saama. Te ise ka nägite, mis möll siin käis. Mõned nädalad tagasi selle ohuteavitusega ei olnud kõige õnnestunum esimene ohuteavituse protsess, kus saada ohuteavitus, et on õhuoht ja varju, kui sa näiteks oled Sõrvel kell 12 öösel, mis sa teed sellega, kuhu sa varjud seal ja kas üldse on see õhuoht Sõrvel. Et selles mõttes on oluline siin ka arendada seda tehnoloogiliselt edasi, et on tulemas loodetavasti Cell Broadcasti lahendus, mis tõhustab seda ohuteavitust sellega, et lisaks sõnumile tulevad ka hääl teated sinna sinu telefoni. Ja see Cell Broadcast on selles mõttes ka hea näide, et kuna me oleme väike riik ja meil on vähe inimesi, siis me peame lihtsalt rohkem oskuslikumalt tehnoloogiat kasutama. Sest et kõik need võimed, millest siin nüüd juttu tuleb, vajavad jah palju raha, aga meil ei ole seda nii palju raha, nagu ka kolleeg Eerik ütles. Me peame leidma häid nutikaid tehnoloogilisi lahendusi ja teine proovima oma häid inimesi efektiivsemalt kasutada, neid rohkem kokku panema, sünkimalt konsolideerima. Mida veel võib-olla laia riigikaitsevõimetest ära mainida, on üksikisiku valmisolek. See on ülioluline, sest kogu kriisi valmisolek algab sellest, kui valmis teie olete, kui teadlikud te olete, kui hästi te olete valmistunud kriisiks. See hakkab vaimsest valmisolekust. Sellel on hästi oluline füüsiline pool, et sa füüsiliselt oled valmis lisaks sellele vaimsele valmisolekule. Ja vaimse valmisoleku üks näide on see, et sa oskad selekteerida terad sõkaldest. Et sa ei lähe iga Trumpi tweedi peale närvi ja hakka paanitsema. Mina vaatan Trumpi tweete rohkem kui huumorirubriiki, kuigi viimasel nädalatel olen ka vaadanud seda kui nagu psühhiaatrilise vaatega. Aga laias laastus tuleb seda võtta kõike nagu rahulikult ja mitte väga närvi minna. Ja riigil on siin hästi suur roll, mida nüüd Riigikantselei proovib ka teha, et tõmmata seda paanikat maha ühiskonnas, et me oleksime enesekindlamad ja teadlikumad ja rahulikumad. See on väga ärev, kui jalgpalliturniir jääb ära, sest välismeeskonnad ei taha, tüdrukute võistkonnad ei taha Eestisse tulla. Me ei tohiks sellist olukorda tekkida, kui keegi ei taha investeerida. Et me peame selle teadlikkust tõstma enda ühiskonnas ja mujal, et me saame hästi hakkama ja me oleme enesekindlad. Aga kindlasti, nagu ütles ka Tarmo hästi, et selleks, et valmistuda sõjaks, sa pead olema valmis sõjaks, siis sõda võib-olla ei tule, on need oskused ja varud. Et igal inimesel võiks olla läbi mõeldud mingisugune varu, osa, toit, asjad. Pluss ka võiks arendada enda oskusi. Sa ei pea Kaitseliitu minema, sa abipolitseinikuks minema. Mine matkama, proovi ööbida õues, telgis, vaata, kas sa saad hakkama, kui elektrit 3 ööpäeva ei ole. Et see on ka juba oskus, mida nagu arendada, osata õieti riietuda -5 kraadises ilmas ja hakkama saada. Et see on ka kindlasti oluline, et olles ise jalgpallifänn, siis kuna Eestis on enamus halb ilm, siis see on ka oskus 2 tundi vastu pidada viletsas ilmas. Hästi palju tuleb tegeleda sisejulgeolekuvõimetega, kõik need varustused, korrakaitses, päästetöös, varud on hästi olulised ka tervishoiusektoris. Et näiteks, kui meil tekib mingisugune tõsisem kriis või olukord, katastroof, kus on palju kannatanuid, et haiglatel oleks piisavalt traumavarusi. Alles hiljuti olid haiglate traumavarud suhteliselt napid. 16 tundi maakonnahaiglates, 24 tundi seal suuremates haiglates. Nüüd on need varud suuremad, neid suurendatakse.
Aga kujutate ette, kui tekib kriis, kus kannatanud on nii palju, et ühel hetkel tuleb nüüd hakata ravima nagu Mariupoli seal koobastes, keldrites, ilma tuimestuseta amputeerimine ja nii edasi, et need traumavarud on nagu väga olulised igas kriisis. Minu üks suur teema, millega ma MKMis tegelesin palju, oli energeetikavarustuskindlus, aga see on ka hästi oluline digivaldkonnale, sest et meie energiavarustuskindlus on ahtake ja selleks peab digisektor ja kõik sektorid ikkagi väga palju investeerima elektrivarustuskindlusse, akud, generaatorid ja selle generaatorite juures pöörame väga palju tähelepanu sellele, et oleks piisav hulk vedelkütuse varusi. Et neid ei peaks juurde vedama juba seal koha peal ja kui on vaja juurde vedada, läbi mõelda see ahel. Lihtsalt nii kaua, kuni meil ei tule juurde tuulikuid, ei tule tuumajaamasi, ei tule uusi jaamasi, jääb elektririsk väga kõrgeks. Ja kui ma veel aastaid tagasi ütlesin, et 72 tundi on liiga karm nõue, siis ma enam ei ütle seda. Arvestades seda, mis on viimasel ajal meie elektrisüsteemis ohupilt olnud, mis on juhtunud, mis oleks võinud juhtuda, siis 72-tunnine blackout ei ole täiesti välistatud. See võib juhtuda ka ilma hübriidründeta, see võib juhtuda ka lihtsalt ühe tehnilise rikke tõttu. Selliseid intsidente on meedias olnud kajastatud, juhtus viimase paari kuu jooksul 2 korda. 31. detsember ja 20. jaanuar, kui tänu tehnilisele rikkele kukkusid mõlemad Estlingid ära, see on 1000 megavatti talvel, kui on -15 kraadi. See on selline pauk, et see buss nimega elektrisüsteem sõidab kraavi. Küberturve ja selle eeldus on see, et see risk maandub siis madalamaks, kui meil tekivad uusi jaamu, uusi elektritootmisi, aga me elame ühiskonnas, kus not in my backyard on see põhimõte. Keegi ei taha tuulikuid, keegi ei taha tuumajaama, gaasijaama, põlevkivijaama on ka keeruline. Et sellega tuleb tegeleda. Aga õnneks on meil vähemalt mingid varud, suuremad vedelkütuse maagaasi varud, aga just see logistiline ahel on see probleem. Küberturvalisust, teile ei pea sellest rääkima, aga see on hästi oluline teema, olles ise ka elanud üle 2020. aastal, kui ma olin MKMis ühe küberintsidendi, tõi mulle väga tugevalt esile, kui tõsine võib olla küberintsident, mis tegelikult mõjutab väga tugevalt kogu valitsemisala ja veel laiemalt. Ja mis on see hind, kui esmareageerija seal asutuses ei võta asja väga tõsiselt või magab midagi maha ja tuhandete lehekülgede igasuguste tohututes koguses materjali jookseb kuhugile välja ja mitte suvaliste inimeste kätte, vaid nende suvaliste pättide taga on alati karmimad pättid ja karmimate pättide taga on eriteenistused väga tihti, mis tõttu tuleb igal asutusel arendada enda võimeid ja tuleb arendada ka edasi RIA kübervõimeid, millega ka siis, küber õnneks on valitsuse jaoks riigieelarve protsessis alati väga prioriteetne teema ja saadakse aru selle vajadusest, aga endiselt on vaja sinna kindlasti ressurssi juurde. Ja teie eelmine paneel rääks pikalt ka side- ja IT-hukukindlusest, et infosüsteemid pilve, aga ma ise oma riigisidetöös tegelen ka väga palju satelliitside arendusega. Jah, me sarjame Elon Muski ja Starlinki, aga meil ei ole praegu paremaid lahendusi, aga RIT-i kriisikohver baseerub Starlinkil. See on meil praegu ainuke lahendus, me tegeleme praegu Starlinki teemaga. Loodame, et kunagi tekib ka Euroopa lahendusi, aga satelliitside on ülioluline teema, ülioluline võime, et üldse kõik asutused toimiksid, sest et tõsisemas hübriidkonfliktis, kindlasti sõjalises konfliktis elekter ja side on need, mis saavad kiiresti pihta ja võivad teatud piirkondades kaduda ära tundideks, päevadeks. Ja siis on nagu 2 õlekõrt, mis võivad sind elus hoida. Üks on elektri toimipidevus, autonoom toimipidevus, akud, kenekad ja teine on Starlink või mitte Starlink, nimetame satelliitside. Nad on ühed sellised olulisemad ja sinna tuleb lihtsalt panustada. Jah, me kindlasti arendame kindlasti kogu aeg seda side üldist toimipidevust ka, sideettevõtjate toimipidevus, riigivõrgu toimipidevus, operatiivraadioside, mereraadioside toimipidevus, millest kõige olulisem ongi just see kogu see andmeside võrgu toimipidevus. Aga me ei saa ilma selleta, et me peame arendama satelliitside, aga me loodame, et ühel hetkel tuleb ka Euroopast oma enda arendus. Ja päris lõppu, on jäänud 2 minutit, näitan ühte kaarti, et meie
kõige võib-olla olulisemateks teenusteks on see, et meil toimiksid need meresidekaablid, sest sealt käib enamus meie internetiühendusest. Aga ma tahan rõhuda tähelepanu just sellele alumisele pildile, et Eesti, Läti, Leedu on nagu üks saar. Siin on nagu Mordor, mingisugune Nõukogude ääre ja meie ainukene ühendus mandri sellise suure Euroopaga on see Suwałki koridor. Me oleme nagu saar, nagu Island või Iirimaa, mis tõttu saartalitlus on hästi oluline võime, mida tuleb arendada. Ja elektris on see võimalik, aga me saame aru, et sides on see praktiliselt võimatu, et me toimiksime saarena, mis tõttu me peame pöörama tähelepanu sellele, et meie välisühendused toimiksid. Me peame siin investeerima, nendega tegelema, aru saama, mis on olulisemad välisühendused, kus mingid teenused jooksevad, et vajadusel kiiresti parandada, kiiresti reageerida ja arendada ka vajadusel uusi võimeid, et olla hästi ühendatud ja kui nad ründavad mingisuguseid välisühendusi, siis me suudame teiste välisühenduste abil selle ühenduse tagada. Välismaailmaga, kuna side IT jaoks, need välisühendused on nagu, ma ei tea, nektar, mis tuleb nagu või selline nabanöör meie IT-süsteemile. Aga sellega ma oma esinemise lõpetaksin, et kui on küsimusi, olen rõõmuga valmis vastama. Ja Priit, suur aitäh selle ettekande eest ja küsimusi on, et Slido keskkonna kaudu saab küsimusi veel esitada ja siin võtan taaskord siis neid, mis on populaarsemad ehk siis saanud rohkem pöidlamärke. Esiteks, paljudel on mulje, et Venemaa teeb, mis tahab ja Eesti ja Euroopa hübriidi vastu kaitsetu. Mis tahab ja Eesti ja Euroopa hübriidi vastu kaitsetu. Kas see vastab tõele või tegelikult lihtsalt nurjunud rünnakutest me ei kuule? Ei, kindlasti nii ei saa öelda, et me oleme nagu kaitsetud. Ma arvan, päris palju ründeid suudavad ka eriteenistused ära hoida. Nii meil Kaitsepolitseiamet kui ka teistes riikides, teised eriteenistused. Me isegi võib-olla rohkem räägime kui mõned riigid nendest rünnetest. Aga loomulikult, kui ma rääkisin nendest võimetest, siis me tunnistame seda, et me peame oma droonivõime korda saama, sest meil ei tohi inimestel tekkida muljet, et täiesti out of blue lendab mingi droon sulle köögiaknes sisse ja riik siis nagu takka järgi kuidagi reageerib, et siin on kindlasti arenguruumi ja laiemalt nagu on kindlasti arenguruumi, aga me ei ole ka nii nõrgad, et me oleksime nagu täiesti vaataksime kõike pealt, et pidevalt erinevad asutused töötavad selle nimel, et ründed ära hoida ja rünnetele reageerida. Aga kindlasti tuleb gaasi juurde panna, et oleksime veel tugevamad. Ja hästi palju tuleb tegeleda just inimeste vaimse poolega, et ma arvan, et see psühholoogilise kaitse pool ühiskonnas ajab kõvasti arendamist, sest liiga palju on ärevust, olen ise ka palju esinenud, rääkinud, küsinud otse. Noorte ja ka keskealiste vanemate seas on liiga palju ärevust, me peame selle alla saama ja selleks saab riik näitama, et ta on tugev. No, selline küsimus ka. Mis mõte on arendada ja testida äppe, see tähendab näiteks, et ole valmis või riigi äpp ajakriitilise ohuteavituste edastamiseks, kui on üsna selge, et need selleks ei kõlba? Küsija on kriitiline igatahes selles. Jaa, ma ise olen ka, osalesin just ohuteavituse juhtrühmas alles hiljuti ja kindlasti ma olen ka kuulnud oma tuttavate käest, kes on tehnoloogia valdkonnas töötavad, et Eesti on selles ohuteavituse äpinduses ja kogu selles lahenduses nagu ka kuidagi maha jäänud, et peaks nagu edasi arendama. Seal on need mainitud äppidest üks äpp on kindlasti, nad on ise ka tunnistanud seesama Ole valmis, et ta tehti omal ajal kiirkorras entusiasmi pealt, aga tegelikult on jäänud nagu tehnoloogilisele arengule jalgu. Ja ma olin ise just ausalt ütlen, et see esimene ohuteavituse laine, mis toimus esimest korda, kui see droon lendas, oli see drooni oht. Ma olin suhteliselt kriitiline, et see ei olnud väga hea. Õnneks nad tunnistasid ka seda, et see ei olnud väga hea ja tegid sellest head õppetunnid ja ma loodan, et nad suudavad võtta nüüd paremaid tehnoloogilisi platvorme kasutusele, kas see Cell Broadcast, et muuta see efektiivsemaks ja veel kiiremaks ja inimestele kasulikumaks, aga soovitan kindlasti kriitikutel ka otse suhelda, võtta ühendust, pakkuda oma ideid, et head ideed on oodatud. Aga jah, siin on arenguruumi kindlasti veel.
Aga igasuguse äpi puhul eeldus on, et inimesed seda äppi üldse nagu alla laevad või kasutavad. Kas see on üldse mõistlik? No ega siin ongi see, et praegu on ju see, et seda äppi kasutab mõnisada tuhat inimest ja see on ainult väike osa ühiskonnast. Teine, mis on ka minu tavainimese kriitika olnud kogu sellele ohuteavitusel, on see, et liiga palju eeldatakse, et inimene ise oskab oma neid settinguid seal korda seada. Me ei saa eeldada, et enamus inimesi seda oskab teha. See on suur kindlasti väljakutse. Aga eks ise kindlasti jäävad ka sellised klassikalised ohuteavituse asjad, on need siis sireenid või see, et inimene ongi teadlik ja rohkem kursis, aga kindlasti mõned ohud tulevad ootamatult. Me ei suuda täielikult inimesi alati ette hoiatada kõikidest asjadest. Mingid asjad juhtuvad niimoodi, et seda on väga raske ette hoiatada. Aga eks tuleb pidevalt arendada, et sellest vastutab riigis kogu selle süsteemi eest Päästeamet. Digivaldkonnas lihtsalt RIKS aitab kaasa sellele, et tekib see link sideettevõtjatega ja väga oluline on siis see riigiäpi ja RIA roll. Droonidest oli siin ka ettekandes mitmel korral juttu, et milline on ülevaade Eesti õhuruumis mehitamata õhusõidukitest, et kui hästi me oleme kaetud radarite, suunamäärajate ja muu sellise droonituvastuse tehnoloogiaga? Sellest kogu seda radari pilti hoiab enda käes õhuvägi. Ämarist radari kate on päris hea, katab kogu Eesti ära, aga mida on kindlasti välja toodud on see, et Eesti on hästi väike ja kui see droon sisse lendab, siis vahemaa, kui ta jõuab sihtpuhta, võib olla väga kiire ja lihtsalt radari pildi lugemiseks tuleb pidevalt isikkoosseisu õpetada, sest et see on umbes, ma olen toonud sellise paralleeli, et kes on käinud siin daamid või mehed ka kaasas ultraheli uuringus, kui vaadatakse seal ultraheliga, otsitakse seda beebit sealt kõhust, siis igaüks ei suuda sealt välja lugeda, et seal on beebi seal kõhus. Et umbes sama asi on radari pildiga, et see nõuab väga tugevaid oskusi, et saada aru, et see on tõesti droon ja see ei ole lind või vastupidi. Et õhuvägi seda arendab oma neid võimeid ja eesmärk on ka erinevate asutuste need radaripildid kokku jooksutada Ämarisse ja siis seal tehakse otsus, kas selle võtab maha politsei või selle võtab maha hoopis õhuvägi, olenevalt sellest drooni tasemest, kas on sõjaline droon või tsiviildroon. Aga see on jälle selline pidevas arenduses olev protsess. Kindlasti see ideaalne süsteem ei ole, aga see on arenev süsteem. Ka Iisraeli süsteem, mida peetakse üheks maailma võimsamaks õhukaitsesüsteemiks, ka seal on juhtunud vigu, et juhtub igal pool, et täiesti kuulikindlaid süsteeme olemas ei ole. Ja viimane küsimus. Täna on riigi tasemel küberkaitsereserv RIA ja Kaitseministeeriumi juures, et kas on mõistlik ehitada küberreservi ka sisekaitse ja digiriigi kaitseks laiemalt? See on mõte siis see, et meil oleks 2 küberreservi. No mis oleks siis kuidagi rohkem sisekaitsele ja digiriigile suunatud? Ma arvan, et nüüd on jälle see, et meil ei ole mõtet tuubeldada neid asju, et ma arvan, see sama küberreserv, mis RIA juures on, võiks siis vabalt vajadusel ka laiemalt tegeleda küberteemadega. Ma arvan, et lihtsalt ei ole mõtet ka mitut reservi teha, et siis tekib jälle see inimeste konkurents mingit inimressursi järgi, et nagu ka siin eelmises paneelis öeldi, aga mina tahan rõhutada, et peaksime rohkem kokku tõmbama asju ja tegema asju koos, mitte nii jälle eraldi. Seal tekivad konkurentsid ja asjad, et ma arvan, võib-olla RIA küberreservi vastutusala võiks laiendada hoopis. Ja Priit Saar, suur aitäh selle ettekande ja küsimustele vastamast. Aitäh!